Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada autonoomset navigaatorit. Meie ülesanne on leida üles õige majakas. Antud hetkel on see roheline majakas, sest meil on roheline robot. Ning me peame sellele majakale pihta minema. Samal ajal ei tohi me puudutada punast majakat. Meil on kasutada Lego roboti platvorm ning rida andureid. Meil tuleb muuta robot täisautonoomseks, ehk siis ilma meie sekkumiseta peab robot õige majaka üles leidma. Siin laual on olemas näiteks valgusandur ning selle abil saaksime me tuvastada, kus on valgus kõige tugevam, ehk siis, et kust suunast tuleb rohkem valgust ning selle alusel liikuda eredaima valgusallika peale. Kuid probleemiks on, et meil on 50% tõenäosus, et läheme hoopis vastu vastase majakad ja seetõttu kaotame võistluse. Siin laua peal on üks väga huvitav tükk, selline kergelt hallikas kiletükk. Ja kui me asetame selle majaka ette, siis pealtnäha ei juhtu midagi. Kuid kui sama kiletükk asetada teise majaka ette, võime täheldada, et see blokeerib olulisel määral seda valgust, mis siit läbi tuleb. Kui nüüd kile 90 kraadi pöörata, hakkab see ka valgust palju paremini läbi laskma ning see sama kile püstises asendis roheliste majakas hoopis blokeerib seda majakat. Nähtus, mida me siin näeme, on valguse polariseeritus. Ehk siis need majakad annavad välja polariseeritud valgust, üks horisontaalse, teise vertikaalse polarisatsiooniga ning sõltuvalt sellest, mis pidi me siin ees polariseerivat filtrit, mis see kile on, hoiame, muutub ka see, kuidas valgus sellest filtrist läbi läheb. Seega, kui me tahame, et meie robot leiaks üles rohelise majaka, tuleb kile asetada just nimelt seda pidi, sest niimoodi asetatud kile blokeerib punase majaka valgust ning robot näeb seda oluliselt vähem, kuid robotil on võimalus siiski märgata rohelist majakat. Oluline on antud ülesande juures ka suunalisus, ehk siis meie robot saaks kuidagi hinnata, kust suunast valgus tuleb. Ja selleks on mul ette valmistatud selline varjuk. Siin keskel on tavaline valgusandur, kuid siin ümber on Lego klotsidest tehtud varjuk, tänu millele külgedelt ja pealtpoolt tulev valgus ei pääse nii palju andurile ligi. Seega, kui see andur vaatab otse prožektori poole, siis see näeb seda, kui see vaatab mujale, siis see ei näe. Ja siia sisse on kleebitud ka väike tükk polariseerivat kile, mis aitab meil leida just nimelt rohelise majaka. Kinnitan selle anduri roboti külge. Nagu näha, on see andur ka roboti kere küljes jäigalt, ehk siis kui robot pöörab, siis andur pöörab kaasa. Roboti küljes on ka gyroandur. See on selline andur, mis ütleb robotile, mis suunas see parasjagu näoga on. Ehk siis, kui robot pöörab, siis annab gyroandur teada, mitu kraadi robot vahepeal pööras. Ja sellest on kasu selleks, et robot saab nüüd jätta meelde, mis suunast valgus tuli ning selles suunas liikuda. Roboti elektrooniline ja mehaaniline osa on nüüd valmis, kuid hea robot vajab toimimiseks ka korralikku programmi. Aja kokkuhoiu huvides olen selle juba varem valmis teinud ja see näeb välja täpselt selline. Pole hullu, kui te kõigest kohe aru ei saa. Seletan plokkide kaupa. Pärast programmi käivitumist teeb robot 360-kraadise ringi ning selle pöörde tegemise ajal salvestab see pidevalt valgusanduri ning gyroanduri väärtusi, jättes meelde, kus suunas oli kõige tugevam valgus. Seejärel otsustab robot, kas kiirem on pöörata paremale poole või vasakule poole. See ei ole hädavajalik, kuid aitab programmi töös hoida aega kokku. Ning kui otsus on vastu võetud, pöörab robot kas paremale või vasakule, õigesse suunda. Seejärel liigub robot otse ning kontrollib pidevalt, kas valgusanduri väärtus suureneb, nagu ta peaks, kui me majakale järjest lähemale lähme, või hoopis väheneb. Kui valgusanduri väärtus peaks vähenema, tuleb robotil järelikult eeldada, et majakas on kursilt ära kadunud. Ikka võib juhtuda. Siis pöördub robot algusesse tagasi, teeb uuesti täispöörde ning leiab, kus on tugevaim valgus. Kui aga valgusanduri väärtus järjest kasvab, võib robot eeldada, et ta sõidab otse majaka suunas ning siis sõidetakse täiskäiguga edasi kuni majakani. Kogu selle protsessi vältel käib üks paralleelprotsess, mis on siin all. Ja see paralleelprotsess mõõdab roboti ees olevat kaugusandurit. Kui robot ei näe valgust, kuid näeb enda eest takistust, peab see võtma eelduse, et ees on kas sein või veel hullem vastase majakas ja siis jääb robot seisma. Ja just see plokk annabki robotile tegeliku autonoomsuse,
Ehk siis robot suudab ise võtta vastu otsuseid vastavalt sellele, mida see näeb ja tajub ning vastavalt sellele ka tegutseda. Et nüüd demonstreerida, kuidas see robot tegelikult töötab, paneme selle käima. Asetan roboti vaatama otse kaamerate suunas. See ei tea praegu, kas minna paremale või vasakule ning kui programm käima panna, teeb see kõigepealt ette nähtud ringi. Selle ringi ajal mõõdab robot pidevalt, kust suunast tuleb tugevam valgus ning selle alusel võtab vastu otsuse, kus see tugevam valgus tuli. Otsus oli, et tugevam valgus jäi sinnapoole ning robot liigub selle valguse peale ja on edukalt üles leidnud oma värvi majaka. Arvate, et see oli sobimäng? Proovime kohe uuesti, kuid asetan seekord roboti täiesti siia punase majaka juurde. Lülitame roboti käima. Kõigepealt teeb robot taas 360-kraadise pöörde, leidmaks, mis suunast tuleb kõige intensiivsem valgus. Seejärel võttis robot vastu otsuse, et tugevam valgus tuleb sealt poolt, keerab ennast õigesse asendisse ning hakkab sõitma. Ja taaskord leiab edukalt üles õiget värvi majaka. Ja täpselt nii lihtne ongi ise autonoomselt navigeerivat robotit ehitada.